Mismoodi see idee üldse sündis, kelle peas, kuidas? Idee alguses sündis tegelikult minu doktoriõppejõudude ajal Rootsis. Ja koos juhendajaga meil oli idee, et seda neeruasendusravi jälgimist võiks teha kuidagi optiliselt, aga me ei teadnud, kuidas. Ja me otsustasime, et me võtame proovid dialüüsipatsientidelt, nii vere kui ka dialüüsiaadivedeliku proovid ja saadame nad laborisse ja laseme teha kõikvõimalikud spektrofotomeetrilised analüüsid. Ja selgus, et just ultravett alas oli see signaal selline, mis võimaldas siis selle neeruasendusravi jälgimise teoks teha. Ja võime öelda, et see leiutamisprotsess on sageli väga spontaanne, väga põnev ja mul on meeles väga eredalt, kuidas ma haiglas dialüüsi patsientide juures panin üles siis oma esimese katseaparatuuri ja kuidas siis keeruliste voolikutega ühendamisega sellistes väga suvaliste tehniliste lahendustega õnnestub mul esmakordselt näha, mil viisil sellest optilisest signaalist tekkis see dialüüsi või neeruasendusravi jälgimise signaal ja kuidas ta tõesti peegeldas seda, mis patsiendi veres selle neeruasendusravi jooksul toimus. See oli selline ahaa-elamus. Ja see oli ka ahaa-elamus nendele arstidele, kes seal olid, nendele inseneridele, kes seal olid, sest maailmas polnud mitte keegi varem maailmas polnud seda näinud. Oli ka patsient seal? Said aru, mis toimub, et ta on täiesti ajalooline patsient? No, patsient oli seal, aga tõenäoliselt ta ei mõistnud selle hetke ajaloolist tähtsust. Aga vaatame, kuidas moodi see töötab, see masin, mis põhimõttel lisaseade täpsemalt. Just. See neeruasendusravi jälgimisseade on iseenesest väga väike. Ta mahub ära väga lihtsalt sellesse suurde neeruasendusravi aparaati ja ta koosneb siis valgusallikast, detektorist ja dialüüsi vedelikku läbi laskvast kanalist. Alguses, kui dialüüsipatsiendis on palju jääkaineid, nende kontsentratsioon on suur, siis valguse neeldumine on ka suur ja meie poolt mõõdetud signaal on kõrge. Dialüüsiravi ajal veri puhastatakse ja jääkainete kontsentratsioon jääb väiksemaks ja ka meie poolt mõõdetud valguse tugevus väheneb. Ja dialüüsravi tehakse seni kaua, kuni patsiendi veri on piisavalt puhas. Nüüd selle valguse tugevuse alusel on meil siis võimalik välja arvutada arste huvitav kvaliteediparameeter, mille abil siis nemad saavad hinnata selle neeruasendusravi headust. Kas te saate selle lisaseadme abil praegu ka täpselt kindlaks teha, mis asja te valgustate, millises koguses? Jah, see nüüd on tegelikult niimoodi, et me mõõdame korraga palju aineid. Aga seal on teatud omadustega ained, mille osakaal on suurem ja see võimaldabki nüüd meil siis tegelikult öelda, et nefroloogide jaoks meie meetod mõõdab praegu väikese molekulkaaluga vees lahustuvaid jääkaineid.